Tervist, olen Oomipoest ja täna tutvustan meile meie hariduskataloogi tooted. Nende suhtes on, nende hulgas on päris palju roboteid ja näiteks alustame siit, et siin on meil Osoboti robot, niisugune väike pisike robot, mis väga hästi sobib ka lastele, mida saab läbi tahvli või läbi arvuti programmeerida või siis lihtsalt niisama mängida, nii nagu ta praegu on. Ta sõidab läbi joont ja jälgib, siin mingi teine programm praegu peal. Nii, ta jälgib seda joont, otsustab, kuhu ta tahab sõita, värvidega seda saab programmeerida, ehk siis ja näiteks siin niisugune veel huvitav rada, kus on erinevad labürintid, et need ta võib lahendada. Nendega programmeeritakse talle käsud, et mida ta peaks tegema. Kas ta näiteks sõidab otse või nagu praegu siin tantsib ja sõidab edasi. Mis iganes, need värvikoodi on päris palju ja starter kiti komplektis on need kõik markerid, paberid ja kõik need värvikoodid ja selgitused on olemas ja sellega saab väga ilusti hakkama. Siis järgmine platvorm on meil siin Littlebits, see on niisugune elektroonikaklotsidest konstruktor, kus on erinevad moodulid sees. Need saab omavahel kombineerida ja ehitada erinevad huvitavad projektid. Näiteks siin on praegu niisugune süntesaatori komplekt kokku pandud, millega saab muusika tegema. Kaasas kindlasti on niisugune huvitav ja ilus raamat, kus kõik projektid on nagu joonistatud ja kõik selgitused on ka kohe kõrval. Et väga hästi sobib nendele, kes tahab nii ka oma projekti teha, aga mingid erinevad katsetused, ja väga hästi sobib ka mängimiseks. Nii, järgmine platvorm on siin meil Microbit, niisugune väike arendusplaat, mis on näiteks Pythoniga programmeeritav, samamoodi saab ka nende blokkidega, ehk siis nende kuidas seda öelda, kiividega programmeerida, et lihtsalt paned need blokid kokku ja paned programmi peale. Väga lihtne, odav arendusplaat. Kõrval saab kohe näha ka niisugust juba tugevamat plaati, mis on Linuxi baasil. Väga tuntav ja väga hästi levinud on see Raspberry Pi, see 3. versioon, kus on väga tugev protsessor ja Wi-Fi ja Bluetoothi kiibid on ka siin plaadi sees, et sellega saab juba niisugused tõsised robotiprojektid või mingid oma tarkmaja projektid ehitada. Kindlaks alternatiiviks on siin Arduino väike arendusplaat, 8-bitrine kontroller on sees, väga hästi levinud, internetis on väga palju projekti, kogukond kogu aeg kasvab, et kohe kõrval saab ka näha, et mis robotid on tehtud sama Arduino baasil, on see Ruby, mis meil on juba 2 aastat sees, niisugune väga hea arendav komplekt, konstruktor, väga lihtne kokku panna, natukene jootmistööd tuleb teha ja väga lihtne programmeerimine käib läbi selle Arduino IDE. Näidise koodid on netis üleval, selgitused ka kohe kõrval, et sellega ei teki erinev probleemi. Väga hea komplekt. Kui asi läheb juba edasi, siis kohe kõrval on see Robi Pro, kus on juba mitu erinevad andureid. Selle baasil saab juba ehitada tõsiseid roboteid, mis näiteks jälgivad joont, sõidavad ümber takistust või reageerivad häälele või mis iganes. See platvorm seda kõike lubab, lihtsalt tuleb oma ideed peale panna. Selleks, et oma ideed ära katsetada, on meil siin Arduino starter kit,
mis koosneb põhimõtteliselt sellesama Arduino Uno mikrokontrolleridest ja kohe kõrvale pandud erinevad elektroonika komponendid. Ja kindlasti ka see makiteerimislaud, kuhu saab need kõik komponendid toppida ja siis oma projektid ära katsetada. See komplekt selleks, et sellega midagi teha, ei ole vaja jootekolbi, lihtsalt tuleb need juhtmed omavahel ühendada selle plaadi peal ja panna kood ja põhimõtteliselt töötab. Siinsamas on tehtud politseituled, mis on väga lihtsalt 2 LED-i, 2 takistit ja Arduino kood on sees ja 9-voldine patareiga kindlasti. Komplektist leiate nii mootorid kui ka LED-id, kui ka takistid, kondekad, isegi väike LCD on sees. Komplektiga tuleb väike, isegi ei ole väike, niisugune raamat, kus kõik need õpetused, nii koodiõpetused kui ka elektroonikaõpetused täitsa olemas. Siin räägitakse, kuidas skeemi ühendada, kuidas koodi kirjutada, et ütleks, kui on soov alustada elektroonikaga tegeleda, siis on see väga hea komplekt, sellepärast, et ta sisaldab kõike selleks, et nii elektroonika kui ka programmeerimisega tegeleda. Nii, järgmised asjad on siin meil Edisoni robotid ja nendest on juba päris palju räägitud, et niisugune pisike väike robot, mis on Legoga kokku sobiv, et saab Lego klotsid ka peale panna. Sees on ka erinevad andurid, kõigepealt ta võib jälgida joont, siis reageerib ka infrapuuna signaalidele, et tavalise puldiga saab juhtida ja need omavahel ka kombineeritavad, saab mitu robotit kokku panna ja juba mingit oma projekti ehitada. Siis lisaks ka, kui Lego konstruktor on kodus olemas, siis saab Lego klotsid ka kasutada. Väga odav, hea robot, mis on väga lihtne programmeerida. Programmeerimine käib läbi arvuti, samamoodi blokkides saab koodi kokku, et ei ole vaja teada mingit programmeerimiskeelt, et blokkides koodi kokku ja roboti sisse nagu laadida ja ongi kõik oma kood koos robotiga valmis. Järgmine projekt on siin Makey. Niisugune, ütleks arendusplaat, mis emuleerib klaviatuuri. Sellega saab reaalsed asjad arvutiga ühendada ja näiteks kõik need krokodilühendused panna näiteks banaanidega kokku ja siis tekitada nagu niisugust banaani muusikat ja arvuti siis hakkab seda mängima. Väga hästi sobib lastele mängimiseks just sellepärast, et siin ei ole vaja mingi koodi kirjutada, lihtsalt ühendada ja kohe saab ka mängida. Järgmised robotid on meil need Pololo robotid, nende seeriast on meil siin 3 tükki. See kõige väiksem robot on joonejälgija. Väga kerge, lihtne robot, allpool on need joone jälgimise andurid, lähevad siia 4 patareid ja väike display, mis näitab ka mingit infot tema positsiooni kohta, kui ta on. Kohe kõrval on 2 sumot robotit, mis nende vahe on, et üks on niisugune nagu valmis komplekt, kus ei ole vaja midagi juurde joota või juurde ehitada, ainult koodi sisse kirjutada. Aga teine on niisugune Arduino baasil robot, kuhu saab oma andurid juba joota ja siis omamoodi seda modifitseerida. Ja kui on mingid ideed, kuidas robotit paremaks teha, siis see Arduino platvorm sobib natukene parem, et siis saab oma ideed realiseerida.
Järgmine grupp on meil siin droonid. Kõige suurem droon on see drooni konstruktor, mida saab ise kokku panna. Mootorid, kõik raam on, põhimõtteliselt kõik komponendid on eraldi karbis, et kui on soov alustada drooni maailma nagu enda jaoks õppima või siis uurida, siis see konstruktor sobib kõige parem, et ta ei ole nii kallis, sellega saab kõik teadmised kätte, saab põhimõtteliselt vaadata ja ise katsetada, kuidas mootorid töötavad, kuidas mootori kalibreerimine käib, kuidas gyroskoopi kompassi seadistamine käib ja põhimõtteliselt kõik jutud droonidest. Samamoodi see platvorm lubab ka modifikatsiooni teha, et kui on soov näiteks tugevad mootorid külge panna või kaamerad panna või mingid muud andurid juurde ehitada, siis see platvorm seda võimaldab. Näiteks Robotexi selle drooni võistlusele, ma arvan, see platvorm on väga hea, et lubab oma ideed külge panna ja siis võistlusele minna. Kohe kõrvale on see väike FPV droon, millega saab lennata nagu päris drooniga, et siin ees on see kaamera, mis edastab pilti ja kui panna need FPV prillid, ehk siis prillid, mis kohe näitavad sulle pilti, siis sellega saab lennata nii, nagu sa tegelikult kabiinis oled ja ise juhti selle drooni. Et maailmas on nende kohta on võistlused ka olemas, et kus erinevad piloodid omavahel nagu võistlevad ja siis ja ka mängivad nendega. Et kõrval on see pult, põhimõtteliselt pult on niisugune universaalne, sobib nii suurele droonile kui ka väikse droonile, et põhimõtteliselt juhtimine käib selle puldiga, erinevad režiimid on siin olemas, praegu ta karjub sellepärast, et ühendust ei ole, aga kui ühendus drooniga on, siis ta kohe näitab siin ka väike info, mis on täpselt, kas ühendus on ja kuidas see pinge on ja kuidas aku seis on. Et niisugune nagu pult, millega saab just seda alustada ja mis ei ole eriti raske, et ei ole nii palju settinguid ja ei teki kohe mingid segadus, mis on nagu mille jaoks ja mille ees vastab ja nii edasi. Ja viimane projekt on meil siin robotkäsi, et lihtsalt niisugune nagu mänguasi, millega saab nagu mängida ja erinevad asjad ühes kohas teise kohta panna. Tahan patareidega, väga lihtne. Põhimõtteliselt need erinevad konstruktorid on meil hariduskataloogides on ka olemas, et seal on ka auto, mida saab kokku panna ja samamoodi puldiga siis mängida. Niisugune väike pult. Et see oli väike tutvustus, et kui te soovite rohkem infot, soovitan tulla meie Oomi-poodi, võtke kaasa ka kataloogi, siis müüjad aitavad teile ja siis ma loodan, te kindlasti leiate endale mingit platvormi või robotit, millega te saate ilusti hakkama ja mis teeb teile väga suure rõõmu. Aitäh!